Prohvet Ezekieli raamatust kuulsime ja vaata, sa oled neile nagu armastuslaul, ilus kõlalt ja kaunisti kanneldatud. Nad kuulevad küll su sõnu, aga nad ei tee nende järgi. Ilusad asjad meile meeldivad. Päikesepaisteline ilm on ikka parem kui vihmane ja terved riided paremad kui katkised, harmoonilised, meeldivad meloodiad kõlavad meie kõrvale mõnusamalt kui selline kakofoonilised ning kaunilt ja põhjalikult läbi töötatud maailm jätab esmapilgul parema mulje kui selline kiire plätserdus. See on mõistetav, me kuidagi taotleme sellist harmooniat ja normaalsust, eks ole. Ka usust ja religioonist ja Jumala suhtest mõeldes, kõneldes, meil on omad sellised normaalsed kujutlused, et kuidas asjad peaksid olema. Ikka pigem nõnda, et kes on Jumala oma, sellel on kuidagi elus kergem, lihtsam, ta on õnnistatud, ta on toetatud, julgustatud. Ülistus ja kiitus on need märksõnad, mida me ütleme, kui räägime sellest, kuidas inimene peaks pöörduma Jumala poole, ikka teda tänama, kiitma, ülistama, tooma esile seda head, mida ta on teinud. Kui me loeme aga pühakirja, evangeeliumit, loeme psalme, eriliselt Vanast Testamendist, siis näeme, et seal on palju ka muid emotsioone. On ka pettumust, on sellist küsimusi, kuidas niimoodi, Jumal? Kuidas sinu loodud maailmas, sinu poolt kutsutud inimese elus juhtuvad sellised asjad, mis ei ole sellised, mida me igatseme, soovime, mis ei ole ilusad, mis ei ole head ega väärtuslikud. Me näeme pühakirjas palju meeleheidet, meelepahaga, mõni lausa riidleb Jumalaga. Ja tänases evangeeliumis Jeesus, kelle kohta me ütleme Jumala poeg, ütleb, rebastel on urud ja taevalindudel pesad, aga minul ei ole kohta, kuhu panna oma pead. Ansambli U2 laulja Bono kõneleb ühes jutuajamises Vana Testamendi psalmidest ja ta kasutab sellist mõistet nagu brutaalne ausus. Ta ütleb, et sealt me näeme brutaalset ausust. See ole brutaalne, selline robustne, selline väga otsekohene ja öeldud välja nii, nagu võib-olla viisakas vahest ei oleks öelda Jumala loodud maailma ja selle elu kohta, mille Jumal inimesele on valmistanud. Seal tuuakse välja ka see negatiivne pool, need rasked asjad, mis inimese elus, jah, ka Jumala poolt kutsutud inimese elus esile tulevad. Selle eest ei maksa silmi kinni pigistada. Ja Bono kurdab seal, et tänapäeva kirikumuusikas sageli läheb see brutaalne ausus kaduma, sest räägitakse ainult heast ja ilusast, aga ei öelda ega tooda esile seda, mis on raske, mis on väljakutse. Sest need ei ole ka kadunud. Ka siis, kui me oleme saanud kutse minna Jumala riik, ka siis, kui meil on antud ülesanne järgida Kristust, ka siis on meil teel jätkuvalt kannatusi, katsumusi ja erinevaid väljakutseid. Just selle aususe seisukohalt võiksime öelda, et ilu mõiste on midagi enamat kui lihtsalt selline harmoonia ja tasakaal. Seal on oluline ka see, mis on tõeline, mis on päris. See ausus tahab seda esile tuua. Vahel on vajalikud sellised ka muusikas või kunstis sellise kõrvale kalded normaalsusest, et meid raputada üles ja näidata, et aga tegelikult elus on ka teine pool. Näiteks punkmuusik.
mille kohta öeldi ka kole muusika, aga see oli taotluslik, et näidata, et tegelikult selles maailmas jätkuvalt on asjad paljudes kohtades paigast ära. Ärme pigista silma kinni, näitame seda, toome seda esile ja selle kaudu meie maailma nägemine muutub ausamaks. Või abstraktne kunst või naivistlik kunst samamoodi kõrvale sellisest traditsioonilisest ilu kriteeriumist selleks, et näidata, maailmas ja inimese elul on ka teine külg olemas. Kutse Jumala riiki ja selline vaimulik elu koos Jumalaga ei ole siis selline ühe šablooni järgi elamine. Nüüd need asjad kõik on paigas, nendega võid alati arvestada. Vaid see on alati uus, alati ootamatu ka ja seetõttu tihtipeale ka väljakutseid esitav. Seepärast kõne Jumalast ei ole selline romantiline armastuslaul, nagu Hesekiel ütleb, mida inimesed armastavad laulda. See on mõnus kuulata, mõnus laulda, kõik on kerge, lihtne. Vaid see on ka punk. See on selline brutaalne ka. Ja see on ka midagi sellist, mis mõjub üllatuslikult, mõjub teistmoodi, vahel ka häirib. Ja see on paratamatu, et see kuulub meie inimeseks olemise ja ka kristlase teekonna juurde. Kui täna on põhjust ka mõelda eriti Tesee liikumise ja kloostri peale, vend Philipp on Teseest meie keskel, pärast saame temaga ka kohtuda ja suhelda, siis see üks Tesee laulud, kes on kokku puutunud, on sellised lihtsad, lühikesed ja korratakse ühte tavaliselt väga konkreetset teksti, ühe või kahe lauselist. Üks laul neist on näiteks selline: meie pimedus pole pime sinuga ja öö on sama valge kui päev. Ehk et siis pimedus ei ole tühistatud ega kaotatud, aga pimedus on saanud teistsuguse tähenduse. Järsku me ei näe ainult pimedust, vaid me näeme sellest ka valgust. Öö ei ole kaotatud. Öö ei ole päeva vastand. Nüüd on ainult päev, vaid selles öös on juba päev leitav. Ja samamoodi see tõeline vaimulik elu, kui ta on aus, vaatab näkku ka nendele pimedatele paikadele meie elus ja kogemustes vaimulike inimestena otsib sealt seda valgust. Märkab seda jumalikku, märkab seda, miks see on oluline, mida ma siit sellest kannatusest ja katsumusest saan kaasa võtta. Ja vahel on isegi nii, et mida lähemal me oleme Jumalale või mida tõelisemalt me tema palet otsime ja oma elus püüame selle järgi elada, seda rohkem tuleb esile ka see teine pool, see katsumuse pool, see pimeduse pool. Ja kui meil tulevad need hetked, mis on rasked, kiusatused, kahtlused, katsumused, siis need ei ütle mitte, et me oleme sattunud valele teele, vaid tihtipeale need ütlevad, sa oled õigel teel, järelikult sa käid väga õiget rada, et sinu sellel vaimulikul teel on ka see teine pool olemas, see pimeduse või see katsumuse, kannatuse pool olemas. See näitab, et see asi on päris. See on aus, see on tõeline, see on elus, see tee, mida sa käid. Jätka seda, isegi kui sa oled kahtluste ja katsumuste keskel. Vend Roger, kes on Tesee kloostri rajajaks olnud ja 2005. aastal suri, tema selline viimane kiri, mis on kokku pandud tema viimastes mõtetes, mis ei saanudki lõpuks selleks kõneks või päris, mida ta plaanis pidada, aga seal ta toob välja mõned mõtted, mida tahaksin teiega täna ka siin jagada. Ta ütleb, kui igaüks vaid mõistaks, et Jumal jääb meie kõrvale, isegi üksinduse põhjatus sügavuses. Jumal ütleb igale inimesele,
sa oled mu silmis kallis ja auline ja ma armastan sind. Jah, Jumal saab vaid anda oma armastuse. See võtab kokku terve evangeeliumi. Ka üksinduse ja pimedatel hetkedel see sõna kehtib jätkub. Pimedus ei ole pime. Öö ei ole ainult öö. Ja veel, tõelisust, et Jumal meid armastab, on mõnikord raske hoomata. Aga kui me avastame, et tema armastus on eelkõige andestus, siis leiab meie süda rahu ning teeb läbi koguni suure muutuse. Ja siis suudame Jumalas unustada kõik selle, mis meie südant ründab. Jumalas on allikas, kust saame ammutada värskust ja uut elujõudu. Ja viimane mõte, me räägime ka kutsumusest ja Jumala riiki kutsumusest, siis Sven Roger ütleb, kas oleme piisavalt teadlikud sellest, et Jumal meid sedavõrd usaldab, et tal on meist igaühe jaoks kutsumus. Mis on see kutsumus? Jumal kutsub meid armastama nõnda, nagu tema armastab. Ning ei ole suuremat armastust, kui pühendada ennast Jumalale ja teistele inimestele. Kes iganes elab Jumalas, valib armastuse. Ja süda, mis on otsustanud armastada, võib kiirata piiritut headust. Nende elu, kes otsustavad armastada ja usaldada, täitub puhta iluga. Ja võime arvata, et see puhas ilu sisaldab ka seda ausat ilu, milles on ka need konarused täiesti kohal olemas. Aga need ei ole mitte meie jaoks hirmutavad või julgust ära võtvad, vaid jätkuvalt tuletavad meelde, Jumal on kohal ka nendes hetkedes ja ka selle konarustega ilu keskel. Nii et sellest Sven Roger mõttest lähtuvalt võime öelda, kutse Jumala riiki tähendab kutse elada armastuses. Märgata Jumala armastust meie elus ja jagada seda teistega. Aamen.